tere, armsad õed ja vennad Mosaikkoguduses. Mul on väga suur au täna jagada teile teemal evangeeliumi kuulutamine. Jumal hakkas seda teemat teie jaoks avama täiesti teise külje pealt, kui ma algselt arvasin. Kui me vaatame piiblit, siis me näeme, et piibel ja kogu see lugu inimese ja Jumala vahel tiirleb selle ümber, et Jumal kogu aeg igatseb elada oma rahva keskel, olla neile lähedal, nendega rääkida, nendega kõneleda, tegutseda nende keskel, olla neile isaks. Aga teiselt poolt me näeme, et läbi piibli ajaloo kogu aeg inimene tõrgub selle vastu ja eksib sellest kõrvale, aga Jumal püsivalt kogu aeg kutsub. Juba Adam ja Eva Edeni aias kuulsid Jumala häält. Me näeme, et Mooses kõneles issandaga palgest palgesse. Ja Moosese palega hiilgas tihti, kui ta tuli Jumalaga kõnelemast. See ligiolu, kuidas Mooses Jumalaga suhtles, see oli nii eriline. Ja Mooses oli selline huvitav mees veel, kellele meeldis ka Jumalaga tingida. Ta süda oli nii näljane Jumala järgi, et ta ei olnud isegi nõus ilma Jumalata edasi tegutsema. Teise Moosese raamatus 33. peatükis on olnud just selline sündmus, kus Iisraeli rahvas on taas eksinud kõrvale Jumala teedelt ja teinud endale kuldvasika. Ja sellele järgneb selline sügav meeleparandus ja kui varasemalt on Jumal lubanud olla Iisraeli rahva keskel, siis peale neid sündmusi on otsustanud tegutseda nende piirkonnast siis väljaspool. Aga selles 33. peatükis 15. salmis Mooses on murtud südamega mees Jumala ees ja ta ütleb Jumalale, kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära. Ta igatseb nii väga seda Jumala ligiolus liikumist, et ta saab aru, et see on tühisus liikuda ilma Jumalata edasi. Ja siis Mooses tingib, et Jumal näitaks talle oma auhiilgust ja Jumal näitab talle, sest et tal on nii meelepärane see Moosese südame hoiak. Ja 34. peatükis 9. salmis ütleb Mooses veel, issand, kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis käigu issand meie keskel. Jumal on just öelnud, et ta ei saa nende keskel enam käia, sellepärast et selline patt on korda saadetud. Aga Mooses tingib ja palub, et Jumal, me ei taha minna ilma sinuta edasi, me tahame käia koos sinuga. Samuti me näeme, et Taavet oli pidevas osaduses Jumalaga. Ta palvetas ja mõtiskles ka öötundidel. Ta süda oli pidevalt Jumala ette välja valatud. Ta otsis Jumalat igal ajal. Me näeme Jeesust, kes oli üks Jumalaga. Et ta veetis päevas tunde palves, ta armastas viibida Jumala ligiolus, teda kuulata. Jeesusele meeldis palvetada ka õlimäel väga palju, mis on väga prohvetliku tähendusega. Ka meid on kutsutud õli koguma ja Jeesus just nimelt palvetas õlimäel väga palju. Ja me näeme ka Jeesuse tegudes seda, et Johannese 5.19 siis on öeldud niimoodi. Siis Jeesus vastas neile, et tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest. Ta teeb vaid seda, mida ta näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Isa armastab ju poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on. Nõnda, et ta seda panete imeks. Jeesus oli kõige imelisem evangeeliumi kuulutaja üldse. Temaga käis kaasas vägi, tunnustähed, metsik armastus, vaimuviljad, aga ta alati tegi ainult seda, mida ta nägi isa ees tegevat. Ja kuidas ta nägi seda, oli see, et isegi olles isaga üks, võttis ta igapäevaselt isiklikku aega Jumalaga, seda kõige magusamat osa. Ta käis õli kogumas Jumala enda juures, tema ligiolus. Ja kui juba Jumala poeg isa seda tegi, siis kui palju enam peaksime meie seda tegema, kui palju enam me peaksime igatsema seda sama hoiakut, mis oli Moosesel, et me ei taha minna ilma sinuta, me tahame tegutseda sinu ligiolus, ole meie keskel. Ja Mooses käiski pidevalt Jumalaga rääkimas, rääkis ta ka palgest palgesse. Ja nüüd, kui Jeesus on tulnud ja selle suhte taastanud inimese ja Jumala vahel, siis kui palju erilisem on see, et meil on see võimalus igapäevaselt minna Jumala jalgade ette. Jumal kutsub meid esimesse armastusse. Ma usun, et enamus meist
on olnud kunagi armunud ja me teame, et sellistel hetkedel me tahame kogu aeg ollagi ainult selle inimesega koos, kellesse me armunud oleme. Ja Johannese ilmutuses esimestes peatükkides me näeme, kuidas Jumal väga kutsub korrale selles osas, et kui inimesed on kaotanud, kui kogudus on kaotanud esimese armastuse. See on Jumala jaoks südant lõhestav, ma võiks öelda. Küsi iseenda käest, mis on need esimese armastuse teod, millisena ma olen käitunud esimeses armastuses. Ja ma usun, et sa leiad ennast selle koha pealt, kus sa näed, et jah, ma olen tahtnud alati olla selle inimesega koos, kellega ma esimeses armastuses olnud olen. Jumal igatseb meilt täpselt seda sama. Ma usun, et selline loomulik osa Jumalaga koos olemisest on see, et me viibime tema jalgade ees, tema ligiolus sellisel moel, et see on voolav, et see on hea, et me naudime seda, et see maitseb nagu mesi. Ja see kutsub meid kogu aeg tagasi ja tagasi. Ja ma võin oma näitest öelda, et ma olen nüüd viimased paar aastat igapäevaselt võtnud iga hommik Jumalaga aega ja muidugi ka päeva teistel hetkedel, kui võimalus tuleb, eriti õhtul. Hommikuti ma olen tihti leidnud, et see on läbisurumine. Mu liha tahab hakata mõtlema kohe nendele asjadele, mis mul on päeva jooksul vaja ära teha ja kuidagi ekselda eemale sellest, kuhu Jumal on mind kohe hommikul kutsunud. Aga kui ma olen astunud sinna sisse, et ma lähen Jumala ette, ma palun oma palved, ma vaigistan oma hinge tema ees, et kuulda tema häält, siis see läheb nii magusaks alati. See on nii hea osa. Kui meie esimesed tund aega oma päevast anname Issandale uudse viljana, paneme oma fookuse tema peale, häälestame ennast kuulma tema häält, siis oi, kui magus see on, mida Jumal päeva jooksul võib tegema hakata ja kuidas ta meie elu hakkab vormima. Ma väga julgustan teid minema tagasi nende juurte juurde, et me võtame osa sellest evangeeliumist, mis Jumal on meile andnud sellisel moel, et meie suhe Jumalaga saab olla taastatud. Et enne, kui me lähme evangeeliumi välja kuulutama, siis me vaatame, et meil on endal see hapnikumask ees, nagu lennukites alati räägitakse, et kõigepealt pane hapnikumask ise endale ette ja siis teistele. Ma väga soovin, et igalühel meist oleks see innukus hoida seda hapnikumaski selles kurjas maailmas ees ja hingata kogu aeg sisse Jumala ligiolu ja siis selle najalt tegutseda ja selle najalt välja astuda. Aga enne veel, kui me astume välja maailma sekka, on ka teine väga oluline asi, mis on läbi piibli väga palju välja toodud. Ja see on jüngerlus perekonna keskel. Me näeme Vanast Testamendist, et juudid kasvasid üles patriarhaalses ühiskonnas. Ehk siis patriarh oli perekonna pea ja kogu perekond oli joondunud oma perekonna pea järgi. Perekonna pea oli nende kaitse, nende õpetaja, kõik põhimõtteliselt. Ja samamoodi on igatsenud kogu aeg Jumal olla meile patriarhiks, meie peaks, aga ta on loonud ka sellise perekondliku mudeli, mida mööda peaks rõõmusõnum Jumalast ja tema ustavusest, tema armastusest edasi liikuma. Me näeme piiblist, kui palju on mainitud sugupuid, kui palju on räägitud perekondadest ja Jumal peab perekondasid äärmiselt oluliseks. Läbi viimase aasta on Jumal mulle hästi mitmeid kordi toonud Vanast Testamendist esile kohti, kus ta kutsub Iisraeli lapsi üles edasi andma oma käske ja seda kõike, mida ta on teinud, kõiki neid imesid, mis ta on teinud nende keskel oma lastele. Neid kohti on väga palju, aga ma loen ette 5. Moosese raamatust 6. peatükist. Ja need on käsud, määrused ja seadused, mida Issand teie Jumal käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida. Selleks, et te kardaksite Issandat oma Jumalat, pidades kõiki tema määrusi ja käske, mida ma sulle andsin. Sina ja su poeg ja su pojapoeg kogu oma eluaja, et su päevi pikendataks. Saate aru, et siin on ka tõotus, et kui sina, su poeg ja su pojapoeg järgite seda, mida Jumal on teinud, millest ta on meid kutsunud, siis ta pikendab elupäevi. Ja ma loen edasi. Nüüd siis kuule, Iisrael,
ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu issand, su vanemate Jumal on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab. Ta kuulutab ka, et te peate paljunema, teid peab paljuks saama. Kuule, Iisrael, issand meie Jumal, issand on ainus. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Ma rõhutan korraks veel seda 7. salmi. Kinnita neid oma lastele kõvasti. Jumal tahab, et me annaks oma lastele edasi need teadmised, need oskused, mis meil Jumalas on. Et me õpetaks neid käima Jumalaga koos. Et me õpetaks neid olema isiklikus osaduses Jumalaga. Võtame lahti ka 1. Timoteuse 3. peatüki ja salmid 1-5. See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaataja ametit, siis ta igatseb üllast tööd. Ülevaataja peab siis olema laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama, kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja raha himuta, kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. See on väga kõrge standard, mis on siin pandud. Ja piibel on kohati karm, aga mulle meeldib alati öelda, et karm on ka arm. Ehk siis ta kutsub ülevaatajaid ja ma usun, et mitte tegelikult ülevaatajaid, vaid meid kõiki üles olema laitsmatud, igasugustest nendest koledustest eemale hoidma ja kasvatama neid selliselt, et meie lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. Inimlikust perspektiivist sul võib kohe tekkida see mõte, et see on võimatu. Jah, see on inimlikult võimatu, sul on täiesti õigus, aga see on võimalik koos Jumalaga, sest et kui me võtamegi igapäevaselt temaga isikliku osaduse aega, kui me viibime tema palge ees, siis me tuleme sealt palge eest ära särades. Ja siis ei ole enam see, kes tegutseb meie lihalik loomus, vaid tema oma püha vaimu läbi tegutseb meie läbi. Ja siis on meil võimalik ainult seda kõrget standardit täita, mis on siin välja toodud. Aga ainult läbi tema. Me lähme nüüd Efeslaste 5. peatükki ja siin on räägitud kodukorrast meeste ja naiste vahel. Ma praegu toon hetkel välja ainult see, mis on antud meestele, aga ma usun, et naistel on omad kohustused ja omad rollid täita. Aga me loeme 25. salmist. Mehed, armastage naisi, otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Saate aru, siin ei ole ainult valmisolek surra oma abikaasa eest, vaid siin on antud ka suunitlus pühitseda oma abikaasat sõna läbi. Püha vaimu vees, vesi on püha vaimu sümbol, et ta võiks lõpuks minna Jumala ette kirkana, plekita ja kortsuta, olla püha ja laitsmatu. Meil on suur eesõigus üksteist julgustada sellel teekonnal, üksteist üles ehitada, jõuda vastastikuses austuses üksteisest ette. Et me lõpuks võiksime minna pleki ja kortsuta ja olla sõna läbi pühitsetud. Ehk siis kokkuvõttes selle punkti ma tahaks öelda, et lapsed ja pere on sinu esmane jüngerluse punkt, sinu esmane evangeeliumi kuulutamise koht. Ja 3. punktina ma tooksin väljapoole sirutumise. Kui need 2 punkti, et me oleme ise evangeeliumi tõeliselt kätte saanud ja siis evangeeliumi edasi andnud oma perekonnale, siis ilmselgelt Jumal kutsub meid ka maailma sekka, sest et see on väga piibelik. Minge kõikide rahvaste keskele ja tehke jüngriteks, ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse. Ma usun, et esimene väljasirutamise koht on meie töökohad, lasteaiad ja koolid. Ma tean, et Jumal alati liigub mitmetasandiliselt. Ma ei usu, et Jumal paneb meid kuskile töökohta lihtsalt selleks, et palka teenida. Kui vaja, ta võib meile ka kala suust välja tuua raha.
Aga ta paneb meid teatud kohtadesse mingil põhjusel. Ja meie ülesanne on välja uurida tema käest, miks ta on meid mingisse kohta pannud, kes on need inimesed, kelle jaoks on ta meid saatnud. Kui ma panen oma igast nädalast 40 väga hinnalist tundi töö tegemiseks, siis parem oleks, et see aeg on mitmetähenduslikult väärtuslik. Et ma lihtsalt ei teeni seal palka, vaid et Jumal saab mind nendes kohtades kasutada, et ma saan olla maa soolaks ja valguseks. Ja samuti kutsub meid Jumal ka väljaspool oma töökohti tegutsema, jagama tema sõna, kuulutama evangeeliumit. Meie ülesanne on käiagi selles, milles Jeesuski käis, teha seda, mida me näeme isa eest tegevat. Ta annab meile märke, ta annab meile juhiseid, ta näitab meile, kelle juurde ta meid läkitada soovib, ta annab meile prohvetlikke sõnumeid nende inimeste jaoks, ta annab meile väe kaasa. Meie asi on lihtsalt ära tunda see, kuhu Jumal meid suunab, mis on tema tahe ja välja astuda. Ja ma tahaksin lõpetada Matteuse 7. peatükiga taas 24-28 salmid. See on taas see koht, kus Jeesus räägib sellest, et ta teeb ainult seda, mida ta näeb isa eest tegevat. Ja 24. salmist. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Kallid, ma usun, et me oleme sisenenud nendesse aegadesse, kus on tulemas tugevad tuuled, kus on tulemas varisemist, raputusi, vihma, paduvihma, veevoogusid. Ja ma usun, et Jumal hoiab omasid kõikide nende asjade keskel. Aga küsimus on selles, et kas sa tunned Jumalat, kas tema tunneb sind. Ja teate, piibel on karm. Me võime teha evangeeliumi tegusid, me võime välja ajada kurjasid vaime, me võime teha terveks inimesi ka ilma Jumalata. Ja piibel on selle koha pealt karm ja ütleb, et mitte igaüks, kes ütleb issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahet. Ja teiselt poolt Jeesus ütles ka, et taevariigi ukse taga on inimesi, kes ütlevad, et Jeesus, aga me oleme sinu nimel ajanud välja kurjasid vaime, teinud tunnustähti ja imetegusid, tervendanud. Ja ta ütleb, ma ei tunne teid. Tunnustähed ja imetähed võivad meid saata. Me võime evangeeliumi kuulutada, aga ülioluline on see, et me isiklikult tunneksime Jumalat. Et me teeksime seda, mida ta on kutsunud meid tegema, mida me oleme ära tundnud oma isiklikus palveajas. Kedagi tunda saab ainult kellegiga isiklikult aega võttes. Ma väga soovin, et teie palvekambrite elud saaks veel rohkem õitsele kui kunagi varem. Amen.